Kena päeva kõigile. Enefit Greeni väljaostu pakkumine on nüüd praktiliselt reaalsuseks saanud ja homme peaks ka nagu raha juba kontodele jõudma. Ja kindlasti on paljudel tekkinud küsimus ka, mis selle oma nagu vabaneva rahaga peale hakata. Ja mõtlesimegi, et pakume LHV pealt omalt siis mõned nagu variandid, mis te teha võiksite. Ja et kuhu siis nagu paigutada, et see raha nagu ikka töötaks teie kasuks. Ühe kommentaarina võib-olla, et kui teil on küsimusi, siis palun jätke need kommentaarides ja pärast vastame kirjalikult. Esialgu alustaksin kõige garanteerituma ja kõige lühiajalisema nagu variandiga, ehk mis oleksid hoiustamisvõimalused, mida LHV pakub. Ja võib-olla enne veel päris konkreetsete variantide juurde minekust, siis milline on nagu Euroopa Keskpanga intressimäärade väljavaadet. Praegu Euroopas inflatsiooniline surve on üksjagu alla tulnud, mis Euroopa Keskpangal annab siis ka ruumi nagu, et rahapoliitikat endiselt lõdvendada, intressi endiselt lõigata. Majanduskasv on kahjuks aeglustunud ja tööstussektor langeb, tarbimine on nõrk ja need tingimused on muutunud nüüd inflatsioonist Euroopa Keskpanga jaoks olulisemaks mureks ja kindlasti intresside korrigeerimisega üritatakse nagu majanduskasvu turgutada. Siin peaks ka meeles pidama veel, et kuigi intressid on aastaga sisuliselt langenud 2% juba, on rahastamistingimused ikkagi veel Euroopa Keskpanga poolt arvates natukene piiravad ja et nende eesmärk ongi nagu intressimäärade lõikamisega stimuleerida laenamist, tarbimist ja investeeringuid. Kindlasti viimasel ajal ka kogu see tants, mis on käinud tariifide ümber, selle taustal on nagu dollar nõrgenenud ja see tariifidest johtunud ebakindlus on selline asi, mis lükkab paljud investeeringud edasi ja investeeringute vähenemine on tulevane majanduskasvu jälle nagu omakorda seab löögi alla ja ka ekspordi vähenemine, eriti just Euroopa peamise kaubanduspartneri USA suunal, on kindlasti jälle nagu majanduskasvule nagu negatiivne samm. Et kõik need asjad nagu kokku, et pigem on siuke Euroopa Keskpanga seisukoha pealt väljavaade nagu, et intresside alandamise läbi siis stimuleerida Euroopa majanduskasvu, natukene võib-olla muuta ka seda dollari langusest tulenevat konkurentsivõime vähendamist nagu natukene soodsamaks Euroopa jaoks. Ja et siin graafikul võib-olla ka, et ühelt poolt nagu ajalooliselt, kus me tuleme 4% juurest enam-vähem täpselt juunikuus aasta aega tagasi, siis Euroopa Keskpank lõikas esimest korda intresse 4% pealt ja nüüd, kui realiseerub see, et juunikuus järgmine 0,25% nagu alandab, saabki olema, et aastaga oleme 2% on nagu Euroopa Keskpank oma intressi alandanud. Väljavaade on täna selline, et see turud on volatiilsed, aga ka see väljavaade selle kohta, et millal nagu järgmised lõikamised tulevad, et juuni oma on peaaegu enam-vähem nüüd juba nagu sisse arvestatud, aga nüüd siis turg kõigub edasi tagasi, et kas järgmine veel 0,25% tuleb sügisel nüüd septembris, vahepeal siin isegi oli, et aasta lõpuks tuleb kokku 3 lõikamist veel, nüüd on see nagu jälle ära kadunud, et kuskil see teine lõikamine on septembrist kuni detsembrini umbes täna prognoositakse, see tähendab seda, et veel edasi umbes poole aasta jooksul siin on Euroopa Keskpanga intressid umbes 0,5% võrra madalamad. Ja miks see on oluline see, et üldiselt ka ikkagi pangad oma hoiust intresse nagu korrigeerivad suures pildis samas taktis nagu Keskpank teeb seda, ehk kui täna on nagu ette näha, et see raha, mida te võib-olla nüüd saate sealt Enefit Greeni nagu väljaostmisest, on pigem nagu lühiajaline, tasub mõelda, et kas paigutada see siis 3 kuni 5 kuuks tähtajalisele hoiusele, seda saab teha alates 100 eurost, ja maksimaalselt 8 aastaks, või siis teine nagu arvestatab, et kui see nagu, te ei oska nagu üldse nagu praegast ette näha, et kuhu seda raha ja millal seda võiks vaja olla, siis on muidugi LHV kogumiskonto hea variant, maksab praegast täna intressi veel 2%
ja sealt saab raha igal hetkel välja võtta ja tasuta just siis, kui seda nagu näiteks vaja on. Et ongi, et kõigepealt nagu peaks nüüd selle rahaga siis esimene asi enda jaoks välja mõtlema, et kui kauaks ta jääb rahakujule ja et mis võiks olla nagu see võib-olla sealt siis edasi nagu see järgmine samm, et kas tahate investeerida, hoiustada või see nagu kulutada, aga et kui ta on ikka väga lühiajaline, täpselt ei tea, siis tasub kindlasti kogumiskontole panna, aga 3–5 kuu enda kätte jätmise korral siis oleks kõige parem variant oleks tähtajaline hoius teha. Ja siin ma võib-olla nüüd annaksingi siis sõna edasi Martin Möllitsale, kes räägib siis nagu võlakirjafondist ja võib-olla kuidas seda kasutada oma raha teenima panekuks. Tere ka minu poolt, minu nimi on Martin Möllits, olen LHV varahalduses portfellihaldur ja teen põgus ülevaate siis võlakirjaturust ja täpsemalt siis sellisest investeerimistootest nagu LHV eurovõlakirjade fond, et mis investeerimistootega täpselt tegemist on. Mõni sõna kõigepealt siis Euroopa võlakirjaturust. Tegemist on üpriski suure turuga, et kõrge reitinguga erasektori ettevõtete võlakirjaturg on circa 3 triljonit eurot, mis on päris suur maht selles mõttes. Kui me aktsiate puhul oleme näinud, et enamasti kas siis ettevõte tuleb oma aktsiatega turule või kaasab siis uut kapitali nagu aktsiatena, on pigem siuke haruldus, siis mõnel ettevõttel võib olla täiesti mõnikümmend kuni mitu siis erinevat võlakirja väljas ja kohati kaasab uut raha üle 10 ettevõtte päevas, mis annab meile siis võlakirja valivatele inimestele väga suure laia valiku, kuhu siis raha selles mõttes investeerida. Ja tähtsus suurte ettevõtete jaoks on see peamine mingis mõttes raha kaasamise allikas, et kuna need summad on niivõrd suured ja pangad need enamasti selles mõttes ei finantseeri. Ja kapitali vaba liikumine on ju üks Euroopa Liidu selles mõttes aluseid. Mõned näited ka, et meil siit kohalikult tasemelt, kes siis on Euroopa võlakirjaturult selles mõttes kaasanud. Et tõin välja siia siis 5 nime, mis on siis eelmise aasta lõppu ja selle aasta alguses siis raha kaasanud. Et enamik neist võiksid olla tuttavad selles mõttes. Et, ja need mahud on üpriski suured, et ulatuvad siit 300 kuni 600 miljoni siis euroni. Et Luminor, meil on siis kohalik mingis mõttes teada-tuntud pank, kes siis on Euroopa turult raha kaasanud. Selle all on Soome energiaettevõtte TVO, kes siis natukene aitab ka sellega kaasa, et meil kodudes lampides oleks elekter ja toas soe. Selle all on Taani suurim siis ravimitööstusettevõte, vahepeal oli ta ka Euroopa suurim ettevõte, Novo Nordisk, kes siis ka samuti Euroopa võlakirjadult raha kaasab, ja natukene kodusemalt lähemalt Eesti Energia, kes siis eelmise aasta suvel kaasas pea 8%-ga Londoni börsilt siis 400 miljonit eurot oma siis tegevuse rahastamiseks. Ja ka siit alt on siis viimane näide Rootsis siis peamiselt tegutsev SEB pank, et see ei ole siis see Eesti siis haru, kes siis nii suurt raha selles mõttes kaasas. Aga täpsemalt sellest LHV eurovõlakirjade fondist, meil on 3 printsiipi, millest me siis lähtume võlakirjafondi juures. Et me keskendume peamiselt maailma mõistes keskmise krediidi kvaliteediga ettevõtetele ja emitentidele selles osas. Et tähtede ja numbrite kombinatsioonis on see A1 kuni BA3, enamasti see mitte midagi nagu tavalise inimese selles mõttes ei tähenda, aga et see A1 reiting on näiteks ka Eesti riigil, et selles mõttes ongi väga suured ja tugevad vastaspooled, kellesse me siis tahame selles mõttes investeerida. Eristub varade juhtimine, et iga ettevõtte, millesse me investeerime, me võtame ta pulkadeks lahti ja analüüsime väga detailselt. Et see reiting on selles mõttes alguspunkt, et oluline on ikkagi sisu, mis sa sellest vastu saad. Ja tulenevalt sellest on meil siis hoomatav portfell ja hoomatav ka tegevus. Et meil ei ole sükest indeksipõhist lähenemist, kus on väga palju erinevaid ettevõtteid ja pilt läheb tegelikult siis häguseks. Aga täpsemalt, et mis meil siis portfellis täna sees toimub, et tõin välja siia geograafilise jaotuse sektorid ja keskmised siis võlakirjade näitajad. Et meil täna kõige suurem hulk rahast on siis investeeritud pankadesse
ja pandikirjadesse. Pandikirjad on sellised huvitavad võlakirjad, mis siis on siis tagatud siis pankade siis kodulaenudega selles mõttes. Selline täiesti tavaline investeerimistoode siis institutsionaalsetele investoritele. Geograafilise jaotuse all ilmselt jääb siin silma, et ma räägin justkui nagu euro ja nii edasi, et kõige suurem siis avatus on meil Ameerika Ühendriikides. Kuna Euroopa võlakirjaturult kaasavad raha nii Jaapani autotööstus kui ka USA pangad, et siis selle tõttu me oleme täna hetkel leidnud, et kõige huvitavad võimalused on tulnud just Ameerika Ühendriikidest. Ja teised on siis suuremad juba Euroopa siis riigid, mis siis meie arust on olnud atraktiivsed sealsete ettevõtete poolest. Võlakirjade poolest keskmiste näitajate osas, et kui täna hoida lihtsalt võlakirjad lõpuni ja rohkem mitte midagi teha, tuleks tootluseks circa 3,38%. Ja seda oleks siis 4-aastase kestvusega. Et muidugi meie eesmärk on loomulikult suurem, et kui võlakirjade hinnad peaks siis intressikeskkonna muutuse tõttu veel tõusma, et siis me lihtsalt müüme need varem maha, vahetame need teistsuguste võlakirjade vastu välja ja sellest tulenevalt peaks see tootlus ka suurem tulema. Ja täna need võlakirjad, mis me oleme siis portfelli valinud, on siis keskmise krediidireitinguga A1, ehk siis see on täpselt seesama, mis on Eesti riigi reiting. Ehk siis selles mõttes väga-väga tugevad ettevõtted on meil siis portfellis. Ja kui muidu räägin siin ettevõtete tasemelt ja kogu aeg, et investeerime ettevõtetesse, siis ilmselt tähelepanelikum vaataja pani ka tähele, et meil on siin väike osa ka valitsust, et siis tegemist on Poola arengupangaga, piltlikult öeldes nagu meie KredEx, mis siis on siis valitsuse garantiiga ja selle tõttu ta liigub siis meie silmis valitsuse siis sektori investeeringute alla. Täpsemalt siis ettevõtete põhiselt, et kes meil siin täna portfellis sees on, et suuresti 10 suurima seas vaatavad siin vastu pangad ja kindlustus, et täna me lihtsalt näeme, et seal on olnud kõige atraktiivsemad võimalused meil siis turvaliselt tootlust teha. Ja 10 suurimat moodustab meil kokku siis natuke 47%, et see on siis aprillikuu lõpu seisuga ja oleme erinevad investeeringud kokku teinud siis 21. Et fond alustas tegevust selle aasta alguses, et kohati me ehitame veel portfelli selles mõttes ülesse, aga juba teeme täitsa siis arvestatavat tootlust. Et kui siin enne räägiti hoiuse tasemel intressidest 2% ja nii edasi, siis kui lihtsalt hoida võlakirjad lõpuni, 3,4 on mingis mõttes juba täitsa atraktiivne. Ja kus see riski ja tulugraafiku mõttes selles mõttes asetseb, et Eesti turul on olnud selles mõttes tühimik sellise toote järgi, et jah, ta on riskantsem kui hoius või riigi võlakiri, aga ta on kindlasti turvalisem kui ärikinnisvara või siis üksikaktsed ja riskantsemad võlakirjad. Et need võlakirja pakkumised, mis praegu siin kohalikule tasemele investorile on tehtud, et selliseid võlakirju me siia fondi selles mõttes ei vaata, et me ikkagi vaatame tugevaid suuri Euroopa ettevõtteid, et eesmärk on ikkagi selles mõttes riske mõõdukalt juhtida ja investoril ikkagi tagalat kindlustada. See on minu poolt hetkel kõik, järgmisena ma juhatan sisse Raido, kes siis räägib täpsemalt Balti börsist. Tervist ka minu poolt, olen Raido Tõnisson ja igapäevaselt siis analüüsin Balti börsi ettevõtteid. Oleme oma tänase esitlusega jõudnud siis aktsiateni, ehk siis selle varaklassini, kus siis Enefit Green on või oli. Ja ta on siis võrreldes eelmise 2 varaklassiga oluliselt riskantsem just sellepärast, et aktsiates siis teil on õigus siis ettevõtte kasumile, aga ka kahjumile, kui ettevõtte seda teenib. Aga võib-olla Balti turu kontekstis kõigepealt räägiksin sellistest peamistest eelistest või ka eripäradest, mis siis Balti turgu iseloomustavad, et kui te Enefit Greeni aktsionär olite, siis võib-olla kui tuua selline kõige tähtsam asi, et tururisk, mis aktsiaid kõige rohkem iseloomustab, et mis siis näitab, et aktsia väärtus võib langeda, et tegelikult seda oli Enefit Greeni puhul väga hästi näha, et sisuliselt viimasel kuul enne
enne delistimist ta siis sisuliselt langes juba alla IPO hinna, kuigi vahepeal kauples isegi üle 4 euro, et selliste riskidega tuleb alati mitte ainult Balti turul, aga ka üldse aktsiatesse investeerimisel arvestada. Aga peamised eelised Balti turul on võib-olla kõige esimesena tooks välja sellise suhteliselt kiire majanduskasvu, et nii LHV kui ka Euroopa Komisjon tegelikult prognoosivad nii sellel kui ka 2 järgneval aastal euroala keskmisest kiiremat majanduskasvu. Et selline majanduskeskkond väga soodustab Balti börsile investeerimist. Ettevõtted on üsna tuttavad, et me kõik teame Tallinna Kaubamaja, Tallinki ja ilmselt kui mitte iga päev, siis vähemalt oleme nende teenuseid kasutanud. Balti turul on rohkelt informatsiooni, saab eesti keeles lugeda ettevõtete finantsaruandeid ja samuti osaleda siis aktsionäride üldkoosolekutel, mis on samuti väga suur pluss. LHV kaudu investeerides siis puuduvad Balti turul haldustasud üldse, siis Balti turul aktsiatesse investeerimisel need puuduvad, tehinguid saab teha tasuta, et selliste väikeste summadega investeerimine on tehtud väga, väga mugavaks ja mõistlikuks. Puudub otsene valuutarisk, et nagu ka esimene esineja siis hoiuste osas rääkis, et dollar on euro vastu tegelikult pikaajalises langustrendis, et kuna kõik aktsiad Balti turul on noteeritud eurodes, siis selline risk teil puudub. Et näiteks kui te investeeriksite USA turgudele sealsetesse üksikaktsiatesse, siis teile lisanduks kohe see dollari languse risk. Võib-olla puudustest veel, et likviidsus on hästi madal, seda eriti teatud aktsiate puhul, et väikeste kogustega kauplemine ei ole keeruline. Enefit Green oli üsna suure kauplemiskäibega aktsia, et ka seal ei olnud tehingute tegemine üldjoontes probleem, kuid selliseid suurema likviidsusega aktsiaid võib siis põhinimekirjas ühe käe sõrmedel üles lugeda. Balti turul on siis selline spekuleerimine või siis lühikeseks müük keelatud, siis ei ole maaklite poolt lubatud ja samuti siis puudub eelturg, mis siis iseloomustab võib-olla USA aktsiaturgu. Et kes ei tea, siis eelturg on selline eriperiood enne ametlikku börsipäeva algust, mis siis võimaldab juba siis tehinguid sisestada. Kui vaadata sellist pikaajalist tootlust Balti börsil ja võrrelda seda Euroopa ja USA turgudega, mis siis peegeldavad STOXX 600 ja S&P 500 liikumist, siis Balti börsid ei ole sugugi mitte kõige kehvema tootlusega, et tegelikult on, kui aasta baasil vaadata, ta on Euroopa turgu ületanud üle 2 korra, et siin graafikul tuleb kindlasti arvestada ka seda, et siin ei ole arvestatud dividende, mis nendest 3 indeksist on Balti puhul siis kõige kõrgem, et sellisel juhul tuleks Balti turu ja S&P 500 tootlusvahemik isegi lähemale. Kui vaadata selle aasta algusest, on tegelikult Balti turud kõige suurema tootlusega olnud, on siis teeninud tulu 14%, võrreldes S&P 500 0%-ga ja STOXX 600 on siis aasta algusest tõusnud 7%. Et seda siis võib vaadelda võib-olla selles kontekstis, et meil on siin tihe tariifisõda käimas, mis on siis USA aktsiaturge alla toonud ja võib-olla siis selles kontekstis tunduvad investoritele Balti turud ja ka Euroopa turud atraktiivsemana. Et selline usaldus S&P 500 või üldse USA aktsiaturu suhtes on natukene langenud.
Kui me vaatame nüüd, mida me LHV-s soovitame, siis ma pärast räägin ka sellest, kust need soovitused tulevad, aga kui need soovitused vaadata, siis meil on praegu 3 kehtivat ostusoovitust, siis Tallink Grupile, Harju Elektrile, Elevink Grupile, mis on siis põhinimekirjas kõige viimane emitent, tuli siis börsile eelmise aasta oktoobris ja nendele siis meil kehtivad ostusoovitused, et päris palju on meil ka neutraalseid soovitusi, et õigupoolest meil kõik kaetavad ettevõtted ongi peale nende 3 siis neutraalsete soovitustega, kuna meie siis vahemik, kus meie hinnasihi ja turuhinna vahemik, kus me võime neutraalse selle soovituse anda, on üsna lai. Ja paljud ettevõtted siis langevadki just sellesse vahemikku. Et siin paremas veerus olen siis ka toonud selle välja, et mis kuupäeval me selle soovituse andnud oleme, et tõsi, mõnigi neist vajab lähiajal ülevaatamist. Ja tegelikult need soovitused siis tulevadki LHV Balti analüüsidest, mis on siis meie teenus kõigile kättesaadav 6 euro eest kuus, et sisuliselt kui jätad kuus 2 kohvi ostmata, saadki juba ligipääsu Balti analüüsidele. Ja need ostusoovitused tegelikult tulenevadki siis meie hinnasihi ja turuhinna vahest, ehk siis kõikidele nendele aktsiatele me anname ka hinnasihi lisaks sellele soovitusele, et seal taga on kindlasti rohkem kui see soovitus ise. Et siin on ka väike selline kuvatõmmis sellest nii-öelda tüüpilisest kvartali analüüsist, mida me siis igal kvartalil välja andame pärast seda, kui ettevõte on oma kvartali tulemused avalikustanud ja koos sellega me siis ka vaatame üle ettevõtte hinnasihi. Aga mida see 6 eurot kuus siis veel sisaldab, et sisaldab ta siis selliseid igahommikusi uudiseid Balti ettevõtete ja ka majanduse kohta, et nendes uudistes me ka anname selliseid kiirkommentaare, ehk siis kui näiteks paljud Balti börsi ettevõtted avaldavad oma kvartali tulemused just hommikul 7-8 paiku juba ja meie hommikuudised tulevad välja kuskil vahemikus 10-12, olenevalt sellest, kui palju kvartali tulemusi on hommikul välja tulnud, siis juba selle sama päeva hommikuudistes on meil sees selle ettevõtte tulemuste kohta nagu selline kiirkommentaar, et kuidas siis läks ettevõttel võrreldes meie ootustega. Ja hetkel me siis katamegi kokku 10 Balti ettevõtet, et on siis valitud niimoodi, et mis võiksid siis just investoritele kõige suuremat huvi pakkuda, et kahjuks jah, Enefit Greeni listimise tõttu on see nüüd 1 võrra langenud, et enne oli siis 11. Ja Balti analüüside kohta saad lähemalt vaadata Finantsportaalist. Aga nüüd ma siis annakski au seminari lõpetada Nelli Jansonile, kes siis tutvustab ülejäänud investeerimisvõimalusi. Tere kõigile ka minu poolt, et siin on nüüd mitmeid erinevaid võimalusi juba eelkõnelejate poolt läbi käinud, et kuhu siis vabanenud raha paigutada ja siis mina toon teile veel ühe võimaluse, mida siis võiks kaaluda. Ja selleks on siis kasvukonto. Kasvukonto võib-olla kõige suurem eelis on see, et see võimaldab investeerida väikeste summade kaupa. Ja võib-olla siis tänases kontekstis, et meil on siin juba väga palju läbi käinud sõna tariifid ja tariifid
on õigustatult siis nii tihti kasutuses või see sõna on õigustatult nii tihti kasutuses, sellepärast et ta on ikkagi natukene meil selle majandus- ja turudünaamika mõne kuuga pea peale pööranud ja täna võib ka öelda, et me päriselt ei ole ka mitte kuidagi selle teemaga lõpusirgel, et sealt võib vabalt veel üllatusi tulla ja sellest tulenevalt on turud ka oluliselt volatiilsemaks muutunud, ehk siis selliseid pikemaid prognoose on väga-väga keeruline teha, turud võivad siis teha väga lühikese ajavahemiku jooksul järske kõikumisi üles ja alla, et siin oli USA turust põgusalt juttu, et kui me alles kuu aega tagasi käisime SB500-ga tegelikult ka korra karuturul ära, siis tänaseks päevaks oleme me tegelikult kõrgemal tasemel, kui aasta alguses alustati, nii et see annab nagu väga sellise piltliku ülevaate sellest, kui volatiilne see aasta algus on olnud. Ja siin tulebki sisse kasvukonto oma väikeste summadega investeerimise omaduse poolest just selles mõttes, et volatiilsel turul, üldse aga volatiilsel turul on hästi oluline ajaliselt hajutada oma investeeringuid, sellepärast et väga raske on ette öelda, et millal see turupõhi tuleb või millal ta on ja sellepärast on hästi oluline ajaliselt hajutada oma oste, ehk siis mitte nii-öelda üritada neid põhjasid ja tippusid sihtida. Ja kasvukonto puhul siis saab nii-öelda investeerida kogu raha ulatuses, mis siis tähendab seda, et kui te otsustate investeerida näiteks 100 eurot kuus, siis saate kogu selle 100 euro eest ka soetada erinevaid kas siis fondi või üksikaktsiate osakuid, ehk siis on võimalik osta või investeerida fragmentide kaupa. Teatavasti, kui börsil osta mõnda fondi või aktsiat, siis miinimumkogus on 1, aga läbi kasvukonto saab siis osta kas või 0,001 osakut mingisugusest fondist või aktsiast. Ja nagu öeldud, siis juba siin mu jutust on natuke läbi käinud, et läbi kasvukonto saab siis investeerida erinevatesse turul kaubeldavatesse fondidesse või siis ka üksikaktsiatesse ja alustada tegelikult saab juba alates 1 eurost. Tehniliselt näeb ta siis välja niimoodi, et tegelikult saab selle investeerimise enda jaoks väga automaatseks teha, ostutehingud toimuvad 1 kord nädalas kolmapäeviti ja see tähendabki seda, et saab teha endale näiteks püsikorralduse, panna paika oma portfell ja ülejäänu eest juba tegelikult toimetavad LHV maaklerid, et tehakse need ostud sinu eest ära ja sinu mureks ongi lihtsalt tagada, et sul oleks siis soovitud intervalliga raha kontol, mida siis sinu poolt valitud väärtpaberitesse investeerida. Ja nagu öeldud, siis on valikus palju erinevaid fonde ja üksikaktsiaid, et fondid selles mõttes on ideaalne lahendus hajutatuse mõttes, et hajutamine on ääretult oluline nii instrumentide kui regioonide, kui sektorite, kui ka siis aja mõttes, et hajutama kindlasti peab ja fondide puhul on siis see suur eelis, et see hajutamine või see riskihaldus on selle instrumendi siseselt investori eest juba mõnes mõttes ära tehtud, sest et üksikaktsiat ostes võtad sa kindlasti endale kohe üksikaktsja riski, aga fondides tavaliselt on koos siis väga palju erinevaid ettevõtteid ja kui sealt ühe ettevõttega siis midagi juhtuma peaks, siis tegelikult seda fondi see tervikuna väga palju ei mõjuta. Ja neid fonde, mis saadaval on läbi kasvukonto, on väga palju erinevaid, sektori, regiooni, tooraine, isegi krüptorahade
kontekstis, et see valik on tõesti väga lai ja igaüks leiab endale sealt siis sellise südamelähedase teema, või siis kui tõesti on ideed otsa saanud, et siis tasub vaadata mingisuguste laiapõhjaliste fondide poole, ehk siis mis katavad näiteks maailmamajandust või siis seesama SB500 indeksi jälgiv fond. Ja nagu öeldud, siis on ka võimalik osta fraktsioonidena üksikaktsiaid. See valik on küll piiratud, aga siin valikus on siis kõik sellised tuntumad suured ettevõtted, mida kindlasti iga investor on kuulnud ja tõenäoliselt väga paljud teist ka kasutavad nende ettevõtete tooteid või teenuseid, nii et nad on ühel või teisel moel kindlasti tuttavad ja kui on soov siis sinna panustada, et saab siis teha seda läbi kasvukonto ja ei pea siis panema väga palju raha ühe aktsia alla, et saab fraktsioonidena sinna hakata seda portfelli või seda positsiooni siis kasvatama. Ja üks lisavõimalus, mis kasvukontoga kaasas käib ja mis on siis selline passiivse investeerimise kõige passiivsem vorm, kui nii võib öelda, on siis mikroinvesteerimine, ehk siis kui te kasutate LHV pangakaarti ja maksate sellega siis kõik arved ümardatakse ülespoole ja need vahepealsed sendid siis investeeritakse läbi kasvukonto teie poolt valitud väärtpaberitesse, ehk siis ega päeva lõpuks tegelikult väga tähele ei pane, et need sendid sealt vahelt ära kaovad, aga kui ikkagi üsna aktiivselt kaardiga maksta, siis väga märkamatult koguneb päris arvestatav summa sinna nii kuu kui aasta lõikes. Hästi populaarne lastevanemate hulgas, sest et see võimaldab siis lastele väga praktilisel moel selgitada sellest, et seda, et kus siis raha tuleb ja kuhu raha läheb ja mismoodi börs toimib, mismoodi investeerimine toimib ja mida siis tähendab kapitali kasv näiteks. Seda koolis ei õpetata kahjuks. Ja kui võib-olla esmapilgul tekib väga paljudel see küsimus, et kui kaugele ma nende sentidega jahmerdamisega ikka jõuan, et kui ikkagi suuri summasid välja käia ei ole, et siis võib-olla pole üldse mõtet alustada, et ma tahaks selle mõtte või väite ikkagi täna ka siin korra ümber lükata ja väikeste summadega alustamisel on siis väga palju häid argumente, et esiteks selline edukas investeerimine, eriti siis ütleme pikaajaline investeerimine ongi ainult edukas investeerimine, aga ta on üsna igav ja tegelikult ega seal jah, väga palju sellist põnevust kaasas ei käigi, nii et see enesedistsipliini kasvatamine on hästi oluline selle pikaajalise investeerimise puhul, sest et tihtipeale jah, nii see motivatsioon kui kannatus saavad otsa ja siis tehakse väga selliseid rutakaid otsuseid, mis põhimõtteliselt ikkagi läheb meile raha maksma, sest et me ei kannata ära oodata, millal see liitintress meie kasuks tööle hakkab. Ja see hajutamine, eriti just ajalises mõttes, ongi hästi oluline seetõttu, et me ei suuda turgu ajastada. Me võime üritada, aga tegelikult tagantjärgi me saame alles aru, millises turufaasis me praegu oleme ja see turu ajastamine on üsna aja raiskamine, et kui hakata väikeste summade kaupa regulaarselt investeerima, et siis pole oluline, millal see esimene samm tehakse, sest et pikema perioodi jooksul saame me nii-öelda kasutada seda ostuhinna keskmistamise strateegiat, nii et kui me teeme vähemalt paar majandustsüklit läbi, siis me oleme
omadega kindlasti võidus. Ja võib-olla on täna siin kuulamas ka kedagi, kes võib-olla ongi oma elus ainult selle ühe tehingu teinud, et märkis mõned aastad tagasi Enefit Greeni aktsiaid ja rohkem nagu sellele mingisuguseid muid tegevusi ei järgnenud, ehk siis ongi see ajalugu üsna selline ahtake ja võib-olla ongi see põhjus, miks mingisuguseid muid tehinguid sellele Enefit Greenile järgnenud nagu väikene hirm mingisuguste edasiste sammude puhul, et siis väikesed summad võiks selle hirmu alguses maha võtta, et siis kindlasti ei röövi see unerahu, aga annab juurde niivõrd palju näiteks siis kogemuse ja sellise turutunnetuse näol. Ja kindlasti ei tohiks seda raha siis või neid selliseid investeeritavaid summasid kuhugi pangakontole vedelema jätta, sest et ükskõik kui väikene intress sellel kohal siis ka pakkuda ei ole, mille kasuks te otsustate, on see ikka parem kui mitte midagi. Ja siia ka siis selline väikene näide nendest väikeste summade ja liitintressi võlust, et kui nüüd ajalooliste näitajate põhjal, kui inimene 40 aastat järjest investeeriks 100 eurot iga kuu, et ongi lihtsalt see summa on võetud nii-öelda selle analüüsi lihtsustamiseks, et siis tegelikult kui reinvesteeritakse ka saadud dividendid, siis see 100 eurot iga kuu, eks 300 eurot kvartalis kasvab 40 aasta jooksul väga-väga suureks. Ehk siis see kõige kõrgem must joon näitab siis seda, et see summa 40 aasta pärast on ligi 800 000 eurot. Kui me nüüd võtame siit samasuguse kirvemeetodiga maha inflatsiooni mõjud ja maksud, jätame näiteks alles ainult 400 000, siis see on ka väga suur summa, mis tegelikult on teie eest, nii-öelda see raha on teie eest ise tööd teinud, te ise väga midagi selleks pole pidanud tegema ja olgem ausad, ei ole pidanud ka väga palju selle nimel ohverdama. Nii et tasub mõelda selle peale, mis liitintress pika aja jooksul väikeste summadega teha võib. Ja nagu ikka, et millal see õige aeg investeerimiseks on, et see oli eile ära juba, täna on siis viimane aeg ja kindlasti siis vaadake need võimalused läbi, millest me täna rääkisime, leidke enda jaoks sobivad ja kindlasti ärge siis jätke seda ainult idee tasandile ja tehke see ära. Ja nagu öeldud eelnevalt, siis kui tekkis mõne teema kohta täpsustavaid küsimusi, palun kirjutage see sinna sama Facebooki finantsportaali kommentaaride alla ja me vastame teile hiljem sinna samasse. Aitäh kuulamast, tänaseks on meie jutud otsa saanud ja edukaid investeeringuid soovides!